See video vaataja kirjutab sõna-sõnalt, et 200 kilovatti küll nüüd mingi elamus pole ja naerunägu. Ma vast alustaks sellest, et need kilovattide üldarvud tegelikult ei mängi nii palju rolli, kui võiks arvata. Näiteks meie väiksel pisikesel sõbral on ainult 18 kilovatti. Ja nagu ta kleebekas natukene vihjabki, siis tegelikult ega taga sõitmine väga igav ei ole ja seda kinnitavad ka kõik, kes on olnud sõidus kaasas või ise sõitnud. Sellel autol on küll 172 kilovatti ja see jõud iseenesest sõiduelamust ei paku, aga küll pakub sõiduelamus see, et tal puudub katus. Ja siis on meil see väike monstrum. Sellel väiksel monstrumil on natukene üle 400 kilovatti või natukene rohkem. Ja kuigi kilovattidel on seal roll olemas, siis sõiduelamust pigem pakub see käigukast ja tihver ja ka arved, mis sa maksad, kui sa näiteks tahad rebuildida seda mootorit. Ei tea, kui palju nendes autodes kilovatte on, aga ma olen väga veendunud selles, et ka nendes autos sõites on elamust küll ja küll. Et mul on kerge selline tunne, et siin juba käib natukene peitimisega, et endiselt see kilovattide arv ei mängi rolli sellest tõmbefaktorist. Meil on tänapäeval hübriidid, kõik on nelikud, 8 HP kast, Jesus Christ, uuema generatsiooni oma. Et kunagi ma sain tuttavaks ühe mehaanikuga, kes oli kunagi võidusõitja ja ta rääkis mulle, ma olen selle ära varastanud selle valemid alt ja nimetanud ümber Devu Fun Factor. Ja tal on selline valem, et sa võtad autokaalu ja jagad selle hobujõududega. Need Evod kaaluvad kuskil 1500, tal on 206 kilovatti, mis see teeb mingi 270 hobujõudu kuskil umbes. Seega tema Fun Factor on kuskil seal üle 5 natukene, seega ta on seal väga lähedal. Aga kui sa võtad arvesse seda vedrustuse ja käigukasti ja see otstarve, mille jaoks ta on ehitatud, siis ma arvan, et seal on see kiirenduse faktor olemas.